Kristo Pals, vanem veebel küberväe juhatusest, on nüüd minuga siin intervjuu toas. No kui mõelda ajateenistuse peale ja kaitseväe peale, siis tuleb kohe ette muidugi pilt, kuidas mehed Galillidega on kuskil maastikul. Et kas küberväes siis kuuluvad nii-öelda arsenali käsirelvade asemel automaadid ja kui võimsad need arvutid ja kui võimsad need arvutid siis on? Loomulikult on meil olemas Galillid ja ka meie kübersõdurid esimesed 7 nädalat ikkagi töötavad nii nagu igal poole moel väeosades, aga peale seda loomulikult tulevad arvutid, mitte ainult arvutid, vaid ka erinevad võrguseadmed, serverid, mastid ja nii edasi, ehk et meie peame töötama ka siis, kui näiteks Telia enam ei peaks töötama, meie peame töötama jätkuvalt ja muu hulgas on meil ka strateegiline kommunikatsioon ehk kõik, mis on mikrofonid, kaamerad, fotoaparaadid, ka need on meie sõduri relvastuses. Ehk et kõik võimalik tehnoloogia on meie sõduri parem käsi. Milline roll siis infotehnoloogial on meie riigi kaitsmisel? Ma arvan, mitte ainult riigi kaitsmisel, loomulikult ka riigi kaitsmisel, aga info on kõige olulisem osa. Ja kui info liigub, siis toimib ka sõjavägi. Kui ei oleks sõduril teada seda, mis toimub tema ees, mis tema kõrval või tema ülemad ei tea, kus tema sõdur on, siis ei oleks ka sõjaväelist juhtimist. Ehk meie peame seda tagama, õige info oleks õigel ajal, õiges kohas ja kaitstuna. Kui tihti Eesti riik siis küberrünnakute ohvriks või ütleme küberrünnakute alla satub? Kui mitu sellist küberturbeoperatsiooni igakuiselt teil käsil on? Ilmselgelt ma ei hakka kõiki numbreid siin teile eetris ette lugema. Võib-olla siis ütleks niimoodi, et väga paljuski on meil proaktiivsust, ehk et me enamuse ründeid me juba tõrjume ennem, kui nad meie süsteemidesse ligi pääsevad ja väga-väga harva, kui keegi midagi kuskilt saab tegema hakata, mis saame nad kindlasti ka kätte. No ma ei tea, kui palju te seda järgmist küsimust saate kommenteerida, aga kes meid siis kogu aeg ründab? Tahate riikide nimekirja. Me ütleme niimoodi, et päris riiki me ette tooma ei hakka, aga paljud rünnakud tulevad ida poolt ja paljude puhul me näeme võib-olla ühte osa, aga väga palju võtab aega tuvastamine, kes see tegelikult seal taga on. Ehk et see analüüs, ehk et mis ja mismoodi see taga kõik asjad töötavad. No ma usun, paljud vaatajad ja ka tegelikult noored siin saalis mõtlevad, et kui ajateenistus ootab, siis tahaks tulla just küberväkke teenima, et mismoodi sinna saab? Me hindame haritud inimesi, kellel on eelnevad oskused ja teadmised. Kindel pilet meie juurde saamiseks on kõrgharidus, IT-alane, kutsekoolidest või inimesed, kes on ise väga palju üles töötanud ennast. Aga õppige, harige ennast ja siis on küberväejuhatus teie jaoks õige koht.